No tere taas, sõbrad! Et täna üliilus päev, 19 kraadi on väljas sooja. Mul on 2 kihti riideid, aga tunnen, et olen täiesti üle riietunud. Aga üksi olen tulnud õhtusele püügile või noh, mis ta nüüd nii väga õhtu on ka, aga kell hakkab saama 3:30. Ja kavas on teha see ikka 3-tunnine lõik. Ohoh, siin juba kas saarmas või kobras või on tõesti need kalad löövad juba sulpsu. Ühesõnaga ma loodan, et need soojad ilmad on pannud kala liikuma ja teinud väga aktiivseks. Ja panevadki siin mingid kalad. Kes see on? Reaalselt 3 kohas. Tuh. Aga võib-olla on kobras ka. Väga vinge. Aga ühesõnaga, et see nädal tuleb megalt palju püüdmist, kalalkäike. Plaanis on teha 6 päeva järjest kalapüüki. Ühel päeval läheme paadiga merele. Loodame, et saame ilusat merikat. Ühel päeval siis lähen Fishtoniaga ehk siis Richardiga kalale. Ühel päeval tuleb Marko minuga kalale, nii et saab üks üliäge nädal olema. Nii et täiega püüame lihtsalt kala ja naudime seda sooje suveilmasid, et 26 kraadi vist lubab nädala lõpuks, nii et päris rets. Aga okei, hakkame aga püüdma ja veetasemed jõgedes on suhteliselt madalad. Ahah, juba käis keegi. Ei olnud kõige väiksem kala, aga kas ta tuleb veel? Sai vist konksu. Üritan siin kuidagi ennast varjata. Midagi ei näe. Aga jõgi on küll väga madal. Et kuskil käis mingi kala, mingi sulps oli veits nagu kuulda. Kas see võis olla kuskil kala või mitte? Aga seal tundub küll kalane koht tegelikult olevat. Vähekene rohkem voolu. Ikka tõesti väga halb, et mul neid polariseeritud prille ei ole. Unustasin koju. Vahepeal on siuke peegeldus, et midagi ei ole aru saada. Nii, siin tuleb nüüd siis niimoodi püüda. Ahah, ikka läheb vänt üle nööri. Muidugi läheb. Ei ole ju vaja alati, et esimene mis välja tuleb. Nii. Ilm on, ma kardan, liigagi hea. Nagu liigagi hea.
ka jälle üks lubav koht. Ahah, ja ei tule võtma ära. No nägite jah, täiesti lõpp. Ma ei tea, mis ma pean panema. Ja teist korda nad ei tule võtma ka vist. Ei, täiesti 0. Teist korda looda sa, et mingit võttu saad. Seal all on üks. Seal all on üks kala. Et paneme liitsi otsa. Nii, ja liits on otsas. Come on. Selle peale peab tulema. Ja. Nüüd tuli ju see kaasa. Tore. Keeruline. Jah, jälle kinni. Täitsa lõpp, noh. No ei saa, liitsiga on võimatu, noh. Kui on mingid sellised asjad, noh. Seda kala enam ei ole ammu siin. Aga siin all ta passis, noh. Nii, jälle üks ilus potentsiaalne koht. Aga ilusates potentsiaalsetes kohtades tavaliselt kala ei näita ennast. Nii, hea vise. Nii hea vise, et korralik malts tuleb ka kaasa. Jess! Selle kohaga on nüüd kõik. Kuidas nad täna nii arad on? Jälle üks tuli. Ja nad on nagu nii mega arad. Ja nii kui ühe korra näitavad ennast, siis rohkem nad ei võta ka. No, tee või tina, noh. Väga huvitav päev. Mida nad siis tahavad? Tulevad kõik ilusti roigast alt välja, aga kas nad siis näevad kohe minu ära või mis värk on? Jälle tuli sealt puu alt, tuli üks kala. Ja seal nad on ja peidavad ennast, noh. Igasuguste roigaste all. Ma ei tea, kui peidus ma olema pean. Nii. Mitte ükski kala ei tule võtma otsustavalt ära. Nii, mul ant nüüd korralikult ei mänginud, aga sellegi poolest üks kala tuli uudistama. Ja läheb nii nagu ikka. Korraks uudistavad ja siis on kõik.
Opa! Ohoh! No nii! See võitleb küll ikka oma jagu. Läks ära või? Ja pani minekut. Ja mul läks katki. Ahah. No nii, kontrollige siis oma neid asju, aga mul läks selle vihta ja see tõmbas katki. Normaalne. Jäin oma ei jäänud. Forellivärvides landist ei jäänud ilma. Oi kurja. Et jäin siis just ilma ühest viimase viske landist. Õnneks mitte see forellivärvides, mis ma Kaarlilt sain, aga niimoodi, et siis kala pani veest välja küülna, et siis hüppas põhimõtteliselt kaldasse ja siis ta jäi kinni ühe terava oksa taha ja see terav oks lõikas mul nööri läbi. Nii et väga kahju, mega kahju. Nüüd on sellel kalal ka lant suus, et aga no midagi pole teha. Tõesti oligi terava oksa taha jäi kinni ja tõmbas koheselt nööri katki, et täitsa uskumatu. No. Väga kena kala oli otsas. No. No ei tea, katse täna, ma ei tea, tee või tina. No. Võimatu. Ei tule otsustavalt võtma. No. Välja arvatud see üks, kes mul ära pani. Ahah. Ei jää otsa. Mis jama see on? Mis jama see on? Uskumatu, noh. Ma reaalselt ei saa aru, mis päev see täna on, et mitte ükski kala ei jää otsa. Mitmeid kontakte. Okei, see nüüd jäi ka üks otsa, oli natukene aega otsas, aga muidu tuleb lihtsalt nagu lanti lööma. Siis see üks kindel mõõdukala läks siis koos landiga kahjuks, kuna tõmbas kohe kalda äärsesse kuskile teravasse toikasse ja pani minekut. Nüüd ka jälle. Oli võtt, oli otsas, oli mitu võttu veel. Ja ei jää otsa lihtsalt. Nad ei tule otsustavalt võtma. Täitsa uskumatu, tee mis tahad, aga nagu, ma ei tea. Huvitav. Aga ma pean aku ära vahetama ja siis püüame edasi. See loomulikult, kui kaamera ei käinud, siis tuleb lõpuks esimene kala. Aga väikene, pisikene. Nii, pisikene kala. Mine, opsti! Mõtlesin, mis ma ikka sellest kaamerast käian kogu aeg, aga no näed sa. Täitsa. Aga uskumatu, et tänane esimene kala kätte, arvestades milline võtt tegelikult on olnud või noh, kui aktiivne see kala on olnud. See on täitsa ebareaalne. Et täna on kala väga aktiivne. Tõotab tulla nagu äge nädal, kui ma kavatsen siin iga päev kalal veeta. Ma imestaks, kui siit ei tuleks võttu. No ja lihtsalt jälitavad. Või no lihtsalt ei lähe võtma otsustavalt. Jälle ilus kala näitas ennast. Mis ma tegema pean? Mis ma nagu päriselt tegema pean? Appikene, aidake mind. Asi on juba täitsa ajuvaba. Sealt üldjuhul võtt ka tuleb. No see tuli nüüd otsustavalt võtma, aga ei ole see, mis ma tahan. Väike.
Rahu, 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 rahu. Rahu, 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 rahu. Väike, väike, väike. Käsi märjaks. Kaldad on siin hästi mudased. Kaldal on hästi mudased ja siis aga ma ei usu, et see oli see kala, mis mul ennem korra lainetuse taha tegi ja võttis. Ma ei usu. Jällegi korralikum kala 2 korda võttis, panin ideaalse viske sinna nurka. Võttis 2 korda ja jätsin teist korda landi seisma. Ja ma ei tule seda sama head viset. Ja tundub, et see kala ka ei võta enam. No ei ole võimalik. Ei ole võimalik, korralik kala oli. Ja hea vise oli ka muidugi. Ja ei jää otsa. Ja see sai konksu ka. Ai, keegi pani veel. Jälle korralik kala, uskumatu, no. Mis nagu reaalselt toimub. Nii. Panime Rando hõbedase otsa. See on... Papa, jälle käis, no. Uskumatu. Kuidas nad nii arad on. Esimene vise. Rando hõbedaga ja kala käis taga. Siin samas võttis. Ei, enam ei taha. Siin on jälle koprad pahandust teinud ja tammi teinud. Okei. No nii. Ai, ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Ei ole võimalik. No ei jää otsa. Tee, mis tahad. See võis olla mõõdukas ka. Lihtsalt ei jää otsa. Äge. Äge. Nii, kell on 7:30. Olen suht läbi omadega. Mis ma alustasin? 7:30 alustasin ja nüüd on 7:30. 4 tundi. 4 tundi püüki ja kala mega aktiivne. Sellised järgi ujumised, suured lained taga. Aga ei võtnud otsustavalt ära, no. Ei võta otsustavalt ära. Et ma ei tea, väga aktiivne päev võtu poolest, aga otsa nagu, ma ei tea, 2 kala sain lõpuks kaldale, 25 sendised, aga tegelikult ma nägin oluliselt suuremaid. Siis üks jah, kahjuks pani landiga minema, sest hüppas reaalselt kaldasse, pani meest välja ka mitu ilusat seda küünalt ja siis hüppas reaalselt kalda maltsa ja seal oli mingi teravoks ja see tõmbas mul kohe nööri katki ja vaatasin nagu mis asja. Lanti pole enam. Et sellest on kahju, et see oli kindlasti mõõdukala, ma arvan, et siuke 40 kala võis ta olla, et aga jah, väga aktiivne, et tõenäoliselt see nädal aega nüüd sooja teeb kala ikka väga aktiivseks. Kas mul on mul on GoPro see jälg. Ühesõnaga, ma lõpetan ära, mulle aitab 7:30. Omajagu nüüd on autoni tagasi kõmpida, nii et mis sest, kala ei saanud, aga sellest oli mega tore, et mulle väga meeldis tegelikult, et ammu ei ole
kindlasti kõige aktiivsem püük selles suhtes, et kala näitas ennast ikka väga palju, kogu aeg oli mingi landi ja mingid tonksud, asjad, aga no näed, otsa ei jäänud, mis teha, täna siis selline päev. Aga olgu, näeme järgmises videos, tšau!